Toidu päästmisega tegelevate organisatsioonide andmetel hävitavad Eesti toidukauplused igal aastal umbes 22 000 tonni tarbimiskõlbulikke toiduaineid. Et sellist raiskamist natukenegi vähendada, hakkas Eestis pea 10 aastat tagasi tegutsema grupp aktiviste, kes käisid öösiti toidukaupluste taga prügikastides, et sinna visatud toitu päästa ehk see ise ära süüa. Toona 8 aastat tagasi olid ühel sellisel retkel kaasas ka TV3 uudised. Ja kõigepealt tuleb ületada esimene takistus, ma pean üle ronima siis sellest traataiast täiesti ilusasti pakendis kinni, nii et tõenäoliselt pilbuvad väga hästi söömiseks. Kuigi siin prügikastides on veel küllaga toiduaineid, siis meie valisime välja need. Siin on 4 pakki ciabatta saiu, siis natukene leiba, kala, siis ka paprikat. Mitmed toidupoodide ketid said sellest innustust ja järjest enam hakati toitu annetama. Meie oleme suutnud näiteks eelmisel aastal 60% sellest, mida me maha kanname, suudame me annetada, ehk siis me väga selgelt mõõdame seda, et kui suur see protsent on ja 60% on väga-väga hea tulemus, et see on ka teades erinevate suurte juhtivate Euroopa jaekettide tulemusi, et siis see on omaette väga suur märgiline tulemus. Viimaste aastate jooksul on Rimis maha kantud toidukogus vähenenud pea poole võrra ja seda suuresti tänu kasutusele võetud uudsele arvutisüsteemile, mis annab aegsasti märku, milliste toodete realiseerimistähtaeg läheneb. See süsteem aitas meil väga hästi tuvastada hästi kiirelt, kus need tooted poes asuvad ja aitas ka töötajatel leida siin nendele sobiva allahindlusprotsendi, mis justkui aitab neil kõige paremini nii-öelda läbi müüa õhtuks. Täna jõuab umbes 70% Rimi allahinnatud toodetest inimeste ostukorvi ja klientide huvi sellise kauba järgi näib aina kasvavat. Mõnes mõttes on natuke nagu, ma saaks öelda, hasartseks ka läinud. Et kui ma poodi lähen, siis nagu alati on see, et peab vaatama, äkki midagi on 50%-ga. Et üks asi on see, et jah, ma saan päästa, aga teine asi, jälle sain midagi nagu võib-olla põnevat, mida muidu täisin, aga ei ostaks ka. Rahva seas on populaarsus kogumas ka toidujagamiskapid ja avalikud toidujagamised, kuhu samuti jõuab kaupluste sulgemise järel toit, mille kõlblik kuni on samal päeval lõppemas. Oleks kindlasti hästi suureks abiks, kui oleks vähem bürokraatiat. Et täna me ikkagi üsna palju tegeleme sellega, et dokumentatsioon. Ehk siis võib-olla kõige suurem murekoht on siin see, et kes vastutab selle toidu eest, mis ümberjagamise läheb. Et on see kauplus, kust kohast toit tuleb, jõuab toidukappe või toidupanka. On see siis see vabatahtlik, kes selles ümberjagamisasutuses siis töötab. Et võib-olla see on selline hall ala, millega kindlasti tegeleda tuleks. Kuid kõige suurem toidu raiskamine toimub tegelikult Eesti inimeste kodudes. Igal aastal visatakse ühe inimese kohta ära 25 kilo toitu. See tähendab siis sellist välditavat toidujäädet. Kokk on toidujäätmete tekke elaniku kohta kodudes veelgi suurem, üle 60 kilogrammi. Kliimaministeeriumis on hetkel väljatöötamisel jäätmeseaduse muudatused, mille eesmärk on toidujäätmete teket Eestis vähendada. Tegelikult 4 aasta pärast me peame jõudma sinna, et tarbimise tasandil, mis puudutab siis kodumajapidamisi, toitlustusasutusi ja kauplusi, tuleb vähendada elaniku kohta 30% toidujäätmete tekkimist, aga see sama regulatsioon, mida me hetkel välja töötame ja mis tuleb Euroopa Liidu üldistest nõuetest, see siiski ka näeb ette seda, et erinevad olulised toidujäätmete tekitajad peaksid vähendama toidujäätmete teket ka seeläbi, et leidma siis need heategevusorganisatsioonid, kellega neil on olemas lepingud toidu annetamiseks.